Tere tulemast järjekordse reaalaja majanduse podcasti episoodi ja täna on hea meel mul stuudios rääkida Statistikaametist Marika Korkaga. Tere Marika! Tere Margus! Ja mina Margus Tammera Eesti Raamatutöötajate Kogust, reaalaja majanduse suur entusiast juba viimased 7-8 või isegi 9 aastat. Ja täna räägime siis sellest, et igasuguste Statistikaameti küsimustike täitmine nagu näiteks Ecomar, ei ole üldse košmaar. Ja tegelikult kogu reaalaja majanduse podcasti sarjas oleme vaadanud seda kõike andmepõhise aruandluse aspektist ja mul on hea meel tõdeda, et just nimelt Marika on olnud üks neid inimesi, kes on reaalaja majanduse teemaga tegelenud nii pikalt ja nii põhjalikult seal sees. Marika, sul oli isegi reaalaja majandus kirjutatud sinna särgi peale, et räägi natukene oma sellest reaalaja majanduse taustast. No tõsi ta on, et me tegelikult sinuga koos oleme selle teemaga seotud juba tõesti aastaid. Mul on tunne, et see peaks juba 10. aasta varsti koitma. Nii on. Ja see näitab seda, et teema on oluline meile siiamaani ja me oleme kirglikult suhtume sellesse endiselt, et saaks ometigi seda asja nagu tehtud. Ja minu jaoks on see väga oluline just nimelt sellepärast, et ma näen seda kasutegurit iga päev nagu oma unistuste silma ja siis ma tean, et see on võimalik ja lihtsalt see teekond on sinna natukene pikk olnud. Et ma olen ise, eks ole, selle alguse juures olnud, siis töötades küll Maksu- ja Tolliametis, aga see teekond on põnev ja iga päevaga selgub, et mida rohkem tuleb koostööpartnerid, seda keerulisemaks võib-olla läheb, aga seda suurem on ka see tulu, mis riigile lõpuks tuleb ja nendele ettevõtjatele loomulikult. Ja sellest oleme siin erinevates episoodis üsna põhjalikult rääkinud, et mida KMD andmepõhiseks aruandluseks annab ja mida TST teeb ja majandusaasta aruanne, mis on praegu juba ilmselt kõikide raamatupidajate ja ettevõtjate laual. Aga Statistikaameti poolest väga rääkinud siiani ei ole ja võib-olla alustakski sellest, et Statistikaamet on ju üks toredamaid ameteid, kes korjab kõikvõimalikke andmeid kokku, sealhulgas siis ka majandustegevuse kohta, mida siis ettevõtjad peavad aruannetes ja küsimustikes kajastama. On sul umbmääraselt teada, kui palju neid erinevaid küsimustikke üleüldse on? Ja ikka umbmääraselt on ikka teada, et aastate lõikes küsimustike arve erineb, aga üle 100 neid on nagu traditsioonilist ikkagi olnud. Mõni aasta tuleb mõni juurde, mõni aasta läheb ära. Näiteks töötasu struktuur on, mis käib üle 4 aasta. Aga ma ütleksin niimoodi, et see number võib-olla ei ole kõige olulisem, et kindlasti me teeme ka sellega tööd, et võib-olla küsimustikke konkreetselt nagu läbi vaadata ja võib-olla mõnda kokku panna või mõnda ära kaotada. Et eelmine aasta oli sinna ühe aruande ärajäämine väga suure uudise ettevõtjatele, nii et kindlasti see arv on nagu üks oluline asi, aga ta ei ole nagu kõige tähtsam asi, mida kogu aeg ajas vaadelda. Sest ainuüksi küsimustike arv ei tähenda veel halduskoormuse ulatust, vaid ikkagi vaatame selle juures ka seda, et kui palju selle küsimustiku andmete koondamiseks endaks nagu aega läheb. Et nii mõnelgi juhul on see võib-olla kõige suurem ajakulu ettevõtja jaoks üldse. No ettevõtjat huvitabki see, et tema halduskoormus väheneks, see, kas riigil on natuke kergem või mitte, see ei ole ettevõtja mure. Aga tegelikkuses Statistikaamet ju vaatab seda ka, et kuidas aruandluse andmeid optimaalselt töödelda, on ju nii? Ja meie vaatame igasuguseid asju, millega annaks ettevõtja elu kergemaks teha ja sealhulgas ka nagu enda efektiivsust, eks ole, suurendada. Ma pean siin ka ära mainima, et kindlasti kõige esimene allikas, kus me üldse andmeid võtaksime, on ikkagi need registrid. Kõik riiklikud registrid ja eraandmed ja alles siis, kui sealt ei saa midagi. Näiteks törrist, kõiki andmeid ei saa, mida meil palga- või tööuuringutes vaja on, või siis TST lisadelt, et neid siis me oleme sunnitud korjama. Aga kogu aeg tuleb ju registrid juurde, aga kõik registrid ei ole kohe intingimata meile kasutatavad, sest kvaliteet on mõnikord vajab veel natukene tööd. Nii et kindlasti see riigisisene registritega töö ja eraandmetega töö on selline suund, mis on jätkuv ja see ei kao mitte kuhugi, see pigem ju suureneb iga päevaga, ka igasugused andmekraapimised ja kõik need muud moodsad asjad on, aga sinna kõrvale nii kaua, kuni ei ole neid andmeid kusagilt võtta, tuleb siis teatud hulgalt grupilt ettevõtetelt küsida siis ka küsimustikega andmeid. Ja küsimustikega siis ma pean silmas nii iseteeninduse küsimustikke kui neid samu küsimustikke siis lihtsalt masinale sobivates, masinaga esitatavalt siis
algandmete lähedaselt, mida Just. me siis andmepõhises aruandluses räägime. Täpselt nii. Selleks, et andmepõhine aruandlus üleüldse töötaks, tuletame siin podcasti kuulajatele jälle meelde, on neid andmeid vaja kuskil üleüldse salvestada ja ettevõtja puhul räägime majandusinfosüsteemidest, on need raamatupidamistarkvarad või suuremad ettevõtte ressursiplaneerimistarkvarad, mis iganes. Enamus Eesti üle 60 standardsest valmis tarkvarast sisaldavad võimalust neid andmeid edastada ühel või teisel viisil erinevatele ametitele. Aga tänase seisuga ilmselt selliste majandustarkvarade ühtlustamist ja ümarlauda pole veel olnud, et kõik teeksid nagu üks mees täpselt ühte samamoodi seda XBRL GL-i ehk siis Extended Business Report and Language Global Ledger raamistiku järgi andmeedastust ja see ongi selle reaalaja majanduse üks pikaajaline omaette kontseptsioon või suund olnud, et kõik standardiksid ära oma vähemasti siis majandustehingute kohta käivate andmete esitamise. Ehk siis, kui mul täna on raamatupidamisprogrammis olemas näiteks palgalehed, siis see palgainformatsioon peaks jõudma käibemaksu, tulu- ja sotsiaalmaksu deklarile ja jõudma samamoodi ka siis ringiga Statistikaametisse, kus on palga- ja tööjõuaruannet vaja. Ja nüüd, kui ettevõte on need andmed põhimõtteliselt üks kord kuskile raamatupidamiskirjandisse kirja pannud ja kõik tunnused on seal peal, siis läbi selle XBRL GL kontseptsiooni saabki esitada andmed põhimõtteliselt erinevate, ütleme siis, agregeeritud tükkidena, midagi Maksuametile, midagi Statistikaametile, aga sa põhimõtteliselt esitad neid samu andmeid ja esitad need just nagu ühe korra. Ja kui me Statistikaametit vaatame, Statistikaamet on ju siin esirinnas olnud, teie pioneerina alustasite juba aastat 5 tagasi palga- ja tööjõuaruande vastuvõtmist andmepõhisena. Kuidas sellega läinud on? No 5, ma isegi ei mäletanud, et see nii ammu oli, tõesti. 5 aastat tagasi siis me võisime hakata vastu võtma andmeid küll ja meil on ka üks staar esitaja olnud, et üks suur haigla, kes on esitanud meile andmeid, aga alguses oli meil see töövoog nagu lõpuni tegemata. Me suutsime küll vastu võtta, aga me ei suutnud nende andmetega automaatselt kohe toimetada. Et see on võib-olla ka see, mida ma alati kõikidele uutele asutustele, kes reaalses majandusega liituvad, räägin, et ainult vastuvõtuvõimekus ei taga teile veel mitte midagi. Te peate suutma neid andmeid automaatselt, eks ole, siis töödelda. Et võimalikult seda suurt efektiivsust ja kiirust, eks ole, asjadele anda. Nii et meie oleme nüüdseks juba tõesti mitu aastat valmis andmeid vastu võtma. Me küll teeme vahetevahel seal kohendusi selles töövoos, et selle juures on alati abiks just nimelt see tagasiside ettevõtjatelt. Ja see praeguseks on siis meil nüüd eelmise aasta EASY toetusvooruga liitus meile 2 tarkvara. Ma väga kiidan neid, et tegelikult väga hea tagasiside oli, mida nad andsid, et kuidas võiks muuta või missugused küsimused neil tekkisid, et me saime ka seda enda andmekoosseisus võib-olla definitsioone täiendada või siis töövoosse võib-olla mingisuguse elemendi juurde panna. Nii et väga huvitav koostöö. Nemad on nüüd valmis. Nende kliendid, ma loodan, on ka nüüd kas lähiajal teavitatud või siis juba nagu teadmas seda, et nad saaksid meile esitada. Et alati, kui küsitakse, et nüüd 2 tarkvara on teil olemas, et palju siis andmeid juba tuleb, või palju siis oleks tõenäoliselt neid andmeid nende ettevõtete kaudu, nende tarkvarade kaudu tulemas, siis vastus on, et me ei tea. Kuna meil on andmete esitamine valimipõhine, ei ole kõik esitavad, kellel vähegi töötajad on, siis me ei tea, mitu meie valimisse kuuluvat inimest või ettevõtet siis seda tarkvara kasutab. Nii et siin on kindlasti see koostöö tarkvara arendajatega väga olulisel kohal. Aga kindlasti me saame ka sellest kohast varsti üle, nii et ma arvan, et sellel aastal ehk 2025 on kindlasti rohkem kui üks esitaja ka ettevõtetest siis meile nii-öelda juba olemaseks. Et see kindlasti on väga murdeline aasta meie jaoks, sest me oleme oodanud seda pikalt ja meie vastuvõtuvõimekus on olnud, aga tarkvarade huvi oli nagu leige suhteliselt ja ma mõistan seda ka sellepärast, et ainult ühe küsimustiku või ühe asutuse muret lahendades tegelikult see ei ole alati nagu võib-olla kõige mõistlikum, et alati on hea vaadata, kui sa vaatad nagu kombinatsioonis, et kas ma saan veel midagi kellegi teisega ära teha, et näiteks meie palga ja tööjõuga klapiks hästi TÖRi või siis TST, eks ole, teema lahendamine näiteks, et Maksuamet teeb ka sinna oma tööd, nii et see kindlasti on ka selline tõuge, kuidas siis nagu rohkem tarkvarasid siis arendama saada ja nende kliente siis meie teenuseid kasutama saada. Nii et väga põnev aasta tuleb.
Suurepärane ja erinevates episoodides me oleme siin ka Maksuametiga neid teemasid lahanud ja just nimelt TST on see koht, mida sa praegu äsja just mainisid. Ja kuidas see andmete liikumine siis välja võiks näha? Ehk ettevõte esitab oma andmed juba siis mingil agregeeritud kujul, aga piisava detailsusega Maksu- ja Tolliametile ja kas Statistikaamet saab need sealt enam-vähem automaatselt kätte, kui ettevõte kuulub valimisse? Nüüd ma ütleks niimoodi, et Maksu- ja Tolliametile esitatud andmed on meie jaoks nagu tavalised registriandmed. Jah, me saame neid erinevatel viisidel erinevatest registritest kätte, et ilmtingimata alati ei ole automaatika, mõnikord on veel natukene aeglasem postiviis, aga jah, päris palju ikkagi automaatselt. Nii et neid andmeid me üldjuhul üle küsima ei lähe. Me küsime ainult siis, kui need andmete detailsused ei ole piisavad selles registris või on andmekvaliteediga probleeme. Nii et jah, meie jaoks on need sisuliselt tavalised registriandmed. Aga kuna see on ettevõtja jaoks aruanne, nii TST kui ka meie, eks ole, need küsimused, mis siis võib-olla palga tööjõuga esitatakse näiteks TST osas, siis meie teeme seda koostööd ikkagi koos, eks, kuna andmed on sarnased või see valdkond on üks ja siis seda taksonoomia ja andmekoosseisu me teeme koos. Just nimelt selleks, et välistada seda, et me küsiks dubleerivalt andmeid ja me teaksime, millised andmed kusagil liiguvad ja nii edasi, et kõik see kasutegur, et sealt välja tuleks hästi. See on nüüd väga õige teema, sest me tulemegi selle koostöö juurde kohe ja mainime siin seda sõna taksonoomiat. Kuulajatele alati tekitab see küsimus, mis asi see ühtne taksonoomia on. Taksonoomia ehk liigitus on siis klassifikaatorite, mis määratlevad tunnused erinevate asjade jaoks, süsteem ja iga asutus peab saama ju ainult need andmed, mis selle konkreetse asutuse ülesannete täitmiseks on vajalikud. Ja kui me nüüd mõtleme, et natukene tahaks tööjõu ja palga kohta saada see TST ja natukene tahaks saada Statistikaamet ja midagi peab jõudma majandusaasta aruandesse lõpuks, siis see algallikas ehk konkreetne raamatupidamiskirjend, kus on kajastatud näiteks palga arvestamine või palga väljamaksmine, see on ju kõikidele üks ja sama. Ja siit see kontseptsioon hakkaski ju kerima, et kui meil on üks ja sama alus andmestik, siis miks me peaksime 10 kohta seda eraldi paketeerima? Pigem me võtamegi selle raamatupidamiskirjendi andmekoosseisu, ühtlustame selle ära, võtame kasutusele just need klassifikaatorid, mis kehtivad nii Statistikaameti jaoks, kes tahab oma asju vaadata selle sama kirjendi pealt, kui ka näiteks TST ehk Maksuameti jaoks, kes tahab sealt omakorda mingeid asju saada kätte, pluss siis, mis jõuab jälle konkreetselt kasumiaruandesse või mõnda lisasse kuskil majandusaasta aruandes. Aga raamatupidamissüsteemi pool tegemist on ühe ja sama raamatupidamiskirjendiga. Ja kui nüüd vaadata seda, et keegi peab haldama kogu seda meeletut klassifikaatorite süsteemi, siis ma saan aru, et Statistikaametil on siin oma juhtroll. Ja meie kui riiklike klassifikaatorite hoidja üldiselt siis oleme ka seda rolli täitmas, et nüüd ka andmepõhise aruandluse käigus tekkivaid andmekoosseise ja klassifikaatoreid me hakkame enda üles hoidma, et jah, me oleme sellise kokkuleppe riigis teinud ja seda me ka täidame. Ma korraks tuleksin selle juurde, mida sa praegu just kirjeldasid, et üks majandustehing ja siis kirjeldatakse ühe korra ja siis saab jagada kõigile. Et ma võib-olla täpsustaksin, et see jagamine toimub tõesti kõikidele eraldi hetke kontseptsiooni kohaselt, et ei ole, et seetõttu see majandustarkvara peab ikkagi suutma andmed kokku pakkida nii Statistikaametile kui ka Maksu- ja Tolliametile. Et see keerukus veel on, et võib-olla tõesti me jõuame kunagi mingit teistsugustele lahendusteni, kus on üks riigi keskne koht, kuhu andmed kõik maha pannakse, nagu siin on mõnikord juttu olnud, aga praegu on seda, et tõesti see esitamine jääb ikka sellele asutusele, kes neid andmeid kogub, välja arvatud siis Statistikaamet, kes siis tegelikult läbi riiklike registrite siis teiste aruannete tulemusi ka kasutab, kui need on temale riikliku statistika või siis mingi muu töö jaoks vajalikud. Ja ma igaks juks tahaks ütelda, et selle kokkupakkimise juures, see kokkupakkimine ongi kõige suurem töö, eks ole, edaspidi. Ja ma väga loodan, et kõik need andmevajadused saab selle majandustehingu kirjendamisel ära toimetada ja ma loodan, et see eelkõige toimub selliselt taustal, ehk tarkvara sees, et see kasutaja kui andmete sisestaja peaks võimalikult vähe seda tegema.
et mõnes kohas ma näen nagu enda vaates võib-olla mingit muret, et natukene peab ikkagi kasutaja seal midagi tegema, et kõik ei ole lõpuni võimalik nagu automatiseerida, aga suures plaanis ma näen ka väga palju seda, et tõesti see tarkvara tasemel tegemine on väga suures ulatuses võimalik, mis on nagu kasutajatele hea uudis, on ju, et see tõesti ühe tehinguga, sul on nii palju dimensioone küljes ja tarkvara aitab need veel ära jaotada, et tegelikult sul jääbki siis ainult see üks nupp, mida vajutada, esita andmed kõik kogu riigile, kellele iganes mida vaja on, aga mina unistan ka sellest, et tegelikult see nuppugi poleks lõpuks vaja, aga see on nagu juba kasutajate enda arutelu siis nende tarkvaraga, et oluline on see, et andmed liiguksid kokkulepitud ajal, kokkulepitud mahus, kokkulepitud kohta. Täpselt nii. Ehk siis, kui me vaatame tänaseid seadusi, mis näevad ette, et meil siin on tulemas 20. kuupäev, 20. kuupäevaks peab olema KMD esitatud, järgmine kuu 10. kuupäevaks TST peab olema esitatud, kõikidel küsimustikkel samamoodi on omad kindlad tähtajad, siis ega tähtajad kuhugi ei kao. Ja samamoodi ei kao kuhugi kogu see, ütleme, andmevoog, mida ettevõtjad oma raamatupidamis- või majandusinfosüsteemides töötlevad. Ehk nüüd see suur ühtlustamine seisnebki rohkem selles, et kõik võtavad raamatupidamiskirjendi andmekoosseisu ühtse standardina kasutusele ja vastavalt sellele siis hakitakse neid andmeid küll Statistikaametile, küll ERI registrisse, küll siis Maksuametile ja teistesse asutustesse, kes on õigustatud saama mingisuguse jupikese nendest andmetest, mida ettevõtjad oma raamatupidamissüsteemides niikuinii hoiavad. Aga kui natukene mõelda selle peale, et reaalaja majandus ei ole ju ainult aruandlus, vaid ka näiteks e-arved, e-veoselehed, kõikvõimalikud muud teemad, siis need andmed ju tegelikult tekivadki alles nende tehingute käigus, mis tähendab, et see esimene sisestus peab olema võimalikult täpne. See on see nii-öelda once only ehk üks kord sisestamise printsiip. Nii et kui keegi teeb kellelegi müügiarve, siis sealt müügiarvelt need andmed peavad liikuma automaatselt läbi e-arve ostja poolele ja ostja poolel need kajastuvad kuskil aruandes, mis võib-olla jõuab sellesse toredasse Ecomari, mis ei ole tulevikus üldse košmaar, nagu siin see pealkiri meil on. Aga kui me Ecomarist nüüd täpsemalt räägimegi, siis Ecomar on juba täna võimalik saada suuresti eeltäidetuna tänu sellele, et majandusaasta aruanne on esitatud. On see nii? On see nii, kui me vaatame iseteeninduse vaatest, jah. Et kui me räägime pärast andmepõhisest aruandlusest, siis eeltäitmise nagu vajadust ei ole selles kontekstis. Aga jah, et tegelikult võib tunduda, et Ecomar on košmaar mõne ettevõtja jaoks, siis tegelikult see košmaar ei ole selline üleüldine, üleriigiline, et tegelikult majandusaasta aruannet esitab ikkagi päris palju ettevõtjaid. Ja meie kasutame sealt umbes 150 000 ettevõtja andmeid juba nagunii. Nii et Ecomari esitab tegelikult alla 4000 ettevõtte järgmisel aastal, selle aasta kohta. Nii et kogu sellest summas siis vaadates, siis see puudutab tegelikult ikkagi üsna väikest osa ettevõtjatest. Kahjuks või õnneks, ma ei teagi, kuidas ütelda, on nad ikkagi suuremad ettevõtjad, kellel on rohkem töötajaid ja töötajate arv ja see tähendab, et nende aruandluskoormus võib-olla meie suunal on tõesti suurem kui väikestel mikrodel ja see on loomulikult ka arusaadav, et mida suurem sa oled, seda rohkem sa, eks ole, majanduse käekäiku mõjutad ja nii-öelda arvamusi kujundad ja see on sinu andmed ka olulised. Aga jah, mõnikord võib see olla mõnel suuremal ettevõttel ikkagi päris arvestatav aruannete hulk, mida ta meile esitama peab. Mis tähendabki seda, et põhirõhk on majandustarkvaradel, suured ettevõtted absoluutselt kõik kasutavad mingit majandustarkvara ja see majandustarkvara peab siis suutma rahuldada selle nii-öelda andmevajaduse, mida riigile tuleb esitada. Aga kui nüüd riigi poolt vaadata erasektori poole, kuidas see koostöö on kulgenud, kas majandustarkvara arendajad, sa siin vahepeal mainisid, et mõned üksikud on juba hakanud seal toimetama selle palgatööjõu asjadega ja tegelikult on olnud ikkagi ju suhtumine suhteliselt leige. Miks need majandustarkvarad ei taha nagu justkui haakida selle andmepõhise aruandluse teemaga? Võib-olla me peame mõtisklema ka veel selle üle, et kuidas seda nagu lihtsamalt selgitada. Et kui me räägime siin taksonoomia, XBRL, GL veel pealekauba ja nii edasi, selliseid väljendeid kasutame ise võib-olla väga hästi enda arvates aru saades, aga seda tuleb lihtsamalt rääkida, et kõik nagu tunnetaksid ennast ära, et see on minule jõukohane, see on tehtav. Tegelikult seal lõpuks ei ole midagi liiga keerulist, eriti tarkvaraarendajate jaoks, kes praeguses majandusolus, üldse praeguses
arengufaasis, kus nad on ja kuidas iga päev tuleb uus mingi tehnoloogiline hüpe, siis nad on nagu nii kogu aeg sellise surve all, et ma arvan, peale kõiki neid muid asju, mida nad teevad, aruandluse automatiseerimine ja selle standardi järgi, see on nagu tegelikult üks lihtsamaid asju, aga lihtsalt võib-olla peab sellest teisiti rääkima. Ja teiseks on võib-olla see, et algusaastatel oli väga suur võib-olla ka teema nende jaoks XD. Et mis asi see on, kuidas seda saab, palju ta maksab, mis ma selleks tegema pean, et nii, et see oli esimestel aastatel. Sellega me saime nagu vahepeal nagu toimetada, et toimusid nii hinnastamises arengud kui ka nõuetes, kui XD-d kasutada arengud, eks ole, et ettevõtjatel oleks natuke lihtsam, aga kindlasti on veel variante, kuidas asju lahendada, nii et ilmselt nendega koostöö, töö jätkub. Ma arvan, et võib-olla ka see tarkvara arendaja on ikkagi ettevõtja ju. Ta ju teeb seda, mis tal on kasulik. Kui tema kliendid üldse seda võimalust ei taha mingil põhjusel või ei soovi seda, siis ei hakata ka ju seda väga arendama. Et võib-olla ka seal natukene see klientide nõudlikkus on olnud vähe, ma ei tea. Et aga ma ise arvan küll, et nüüd lähiaastad on see hüpe, sest et praegu on ka toetusi rahaliselt antud, et suudaks tarkvara arendajad neid arendusi teha. Ja neid on isegi päris aktiivselt kasutatud, et ei olnud ju meie ainukesed, kes EISi toetust siis enda tarkvara suunal seal, arenduse suunal said, vaid ka majandusaasta aruannet, eks ole, tehti DST-d, KMD-d, on ja võib-olla mida iganes seal tegelikult on päris huvitavaid arenguid oodata. Väga vahva. Aga kui mõelda jälle tuleviku peale, siis kas tulevik näeb välja selline, et Statistikaamet siis on see tsentraalne koht, kus klassifikaatoreid jagatakse automaatselt kõikidele majandustarkvaradele, kes on vastava süsteemiga liidestunud ja majandustarkvarad omakorda saavad ka mingisugused reeglid, et kuidas konkreetselt klassifikaatorit peaks rakendama oma tarkvaras, kui raamatupidaja või ettevõtja ise hakkab mingisugust majandustehingut seal registreerima. Ehk siis praegu on ju lihtsalt klassifikaator põhimõtteliselt nagu üks nimekiri ja see ei sisalda konkreetset reeglit, et millal üht või teist tunnust peaks rakendama. Kas see reeglistik on ka plaanis kunagi ära teha? Mulle tundub, et me oleme sinna liikumas. Nüüd esimesel punktile ütlen ma, et jah, meie käest võiks saada kõik asjad korraga. Et me oleme seda väga toetanud, et ettevõtjal oleks üks koht, üks kontaktpunkt, kust siis sellist infot saada. Et praegu vahepeal kipub nagu olema niimoodi, et see info on ikkagi killustatud ja laiali ja siis otsi ise, kus sa saad, aga kui me nüüd ütleme, et palun hakka midagi tegema tarkvara ja ta võib-olla tegutseb nagu väga mitmetes valdkondades laiali, siis tal peab ka elu olema tore. Et mitte ainult andme esitajal, vaid ka tarkvara me vaatleme kui klienti, kelle elu peab olema parem. Nii et kindlasti selline koondatud koht ja miks mitte seal juures ka reeglid, sest et kus sa siis neid veel otsima peaksid minema. Et kas ja kuidas seda kättesaadavaks paremini teha, seda me veel tegelikult lähiajal arutame. Üldse see andmepõhine aruandlus kui selline, see vajab tegelikult paljudes kohtades ikkagi täiendavaid arutelusid. Et kui algusaastatel oli meil tunne, et võtad aruande ja lihtsalt lööd masinasse ümber, siis nii lihtne see ei ole. Et kui me näiteks vaatame ka siis minu asutust ehk Statistikaametit, siis meil on ju valimid. Ja valimid ei ole alati sellised, et me ütleme sulle ette, et nüüd järgmine aasta sa pead meil esitama. Meil on päris paljud valimid, mis on minevikku suunatud. Et 15. detsember, mis on meil siis see tähtis päev, kus me oma valimitest teavitame ettevõtjaid, siis me võime sulle ka ütelda, et kuule Margus, ole hea, 2025 kohta esita meile siis nüüd andmed, eks ole. Sa küll ei korjanud neid, aga proovi hakkama saada. Et kindlasti sellised asjad, et andmepõhine aruandlus, see ei saa ju ilma andmeteta. Kui andmeid ei ole, pole ka midagi automatiseerida, nii et kindlasti meil see toob kaasa suuremaid muutusi nii automatiseeritavates aruannetes kui ka tegelikult ma arvan, et päris paljudes iseteeninduse küsimustikes. Et need ei saa ju teist jalga käia, ikka samamoodi peame kohtlema klienti on ta ühes või teises kanalis. Aga need ei ole liiga kerged nagu teemad, sellepärast et võttes ära ühest kohast midagi, siis võib see kuhugi teise kohta tulla. Et see on nagu keeruline, et on näite, et
Kui me nüüd aasta lõpus ütleksime sulle, et kuule, sa pead järgmine aasta meile esitama, aga kui sul ei esinegi seda näitajat siis üldse lõpuks aasta jooksul, sa peaksid meil ikkagi nullidega nagu midagi esitama, et kuidas leida seal see hea tasakaal, et andmeid saada ja niimoodi, et see ettevõtjad ikkagi võimalikult vähe koormaks, et see on kindlasti selline üks võtmekoht meie jaoks ka. Et me praegu toimetame ka sellega, et aruannete automatiseerimise kõrval me ka teeme uut iseteenindust, ehk et vana eestat tahab puhkusele minna ja me teeme kõik selleks, et sinna kõrvale siis selline uuem ja kaasaegsem keskkond luua ja sinna neid küsimustikke üle viia. Ütlen nii kohe, et väljakutsed on palju. Tänan kõiki neid esitajaid, kes on siis esitanud seal midagi ja võib-olla ka natukene mitte nii sujuvat teenust veel tajunud alati. Aga kindlasti me vaatame ka kogu aeg küsimustikke üle, et mida seal küsitakse, kas me saame millestki ikkagi loobuda, sest et seda peab järjepidevalt tegema. Kogu aeg neid registreid tuleb juurde, kogu aeg, eks ole, vajadused muutuvad ja võib-olla tellijad, kes meilt küsivad mingeid näitajaid, et saavad ise targemaks või vastupidi langeb mingi vajadus ära. Nii et selline pidev töö nii küsimustikega, iseteenindusega kui ka selle automatiseerimisega ja nendega kaasnevate küsimustega just nimelt sellised suuremad ja põhimõtteliselt see on päris suur töö. Just. Statistikaamet on teadupärast selles mõttes erinev teistest asutustest, et Statistikaamet neid andmeid ju teistele asutustele vabalt volilt kätte ei anna, on nii? On. Ehk kui Statistikaamet tulevikus võiks olla see üks tore koht, kuhu kõik ettevõtjad saadaksid just oma need detailandmed, mille pealt ka teised asutused saaksid midagi kätte, siis tegelikkuses statistikaseadus ju seda ei võimaldagi. Hetkel küll ei võimalda, aga seadused on ju muutmiseks, et kui selline vajadus riigis on, siis tuleb seda arutada ja siis ei oska ju hetkel ennustada, kas see nii võib ka minna. Täpselt. Ja siin on muidugi see vana hirm, et ega tegelikult ei tahagi ju ettevõtjad kõiki andmeid jagada riigiga, pigem jagaks ainult seda, mida nõutakse. Ja ühte sellist suurt hüper-super andmebaasi suure tõenäosusega Eesti riik ei kavatse kunagi ju tegema hakata. Isegi kui sa vaatad praegu seda Statistikaameti käsutuses olevat andmete hulka ja andmete sisu, siis seal ei ole kaugeltki mitte kogu seda detailsust, mis majandustarkvaradest on võimalik välja pumbata, kui ettevõtjad tahaksid need andmed jagada. Aga tehisintellekt, selline päevakajaline teema, kui palju tehisintellekti võiks tulevikus kasutada selle jaoks, et optimeerida üleüldse seda andmete küsimise vajadust ettevõtjatelt? Ma tean, et meil võib-olla mingisugused tegevused sellega ka käivad, et uurida selle kasutegurit meil, aga ma ei saa neid küll veel kommenteerida, et nüüd meil on mingisugune plaan tekkinud ja nüüd saame plaanist rääkida, et kindlasti täpselt nii nagu kõik Eestis, me oleme ju moodsad, e-riik ikkagi ja puha, et me ka kindlasti uurime neid võimalusi, aga vara on ikka vist millestki rääkida, et uurima peab nagunii alati, aga kas sellest ka tuleb midagi, mille peale me saame midagi uut üles heitada, seda siis vaatame. Just täpselt ja samamoodi ka majandustarkvara arendajad uurivad ja vaatavad, kui palju saab tehisintellekti kasutada selle jaoks, et majandustehinguid automaatselt kirjendada. Siin erinevad rakendused praegu katsetavad neid süsteeme, kus siis ütleme, et varasemate kirjendite põhiselt oleks võimalik automaatselt tuletada, et tegemist oli just sellise kululiigiga või mõne muu tunnusega. Aga kõik see on suunatud selle jaoks, et meil oleks tulevikus elu kergem, halduskoormus väiksem ja samas detailsem ja täpsem ülevaade sellest, mis siin elus ikkagi reaalselt toimub. Ilma Statistikaametita me ju tegelikult ei teakski, kui hästi või halvasti Eesti majandusel läheb. Tõsi. Täpselt, ehk siin on tegelikult iga üksiku ettevõtja ja iga konkreetse raamatupidaja eriti, ütleme siis, igapäevase tegevuse tähtsus, et need numbrid saaksid õiged ja need numbrid saaksid ka ausalt ja õigesti esitatud, on ta siis Statistikaametile või ERR-registrile või Maksuametile, sest lõppude lõpuks sellest sõltub ju, et milline meie riigieelarve järgmisel või ülejärgmisel või mis iganes aastal tuleb ja me näeme ka, kas Eestil läheb hästi või läheb halvasti. Et need kõik toredad graafikud, mida siin pankade majandusanalüütikud joonistavad, need tuginevad konkreetsetel andmetel, mida siis, eks ole, Statistikaamet on kogunud või siis muud avaandmed, mida siin Eestis üsna lahkesti jagatakse, mis tähendab, et see andme kvaliteet, andmehõive, see on kõik ülitähtis probleem. Ja siin ei saa nagu riik mingil muul moel kaasa aidata, kui et toetusmeetmed ja kõik seesama aruandluskontseptsioon, mida me siin praegu räägime, aga tegelik raskus
on ikkagi seal majandustarkvara arendajate ja ettevõtjate poole peal, kes peavad selle nii-öelda andmekvaliteedi tagama. Jaa, see kvaliteet, ma korraks nagu tulen selle juurde tagasi, et tõesti võib-olla Statistikaameti väljund, mida me teeme, on igapäeval inimeste elus tegelikult olemas, aga nad ei teadvusta seda, kui palju nagu uudiseid vaadates sellest tugineb meie andmetele ja kui palju otsuseid tegelikult tehakse, kas Euroopa või Eesti tasandil arvesse võttes võib-olla mingisuguseid meie näitajaid. Ja seetõttu need, kes on siiamaani võib-olla esitanud kuidagi andmeid nii nagu juhatab, et ta vaatas kuhugi ja ütles, et selline asi on sellise mõõduga või sellise kaaluga, et siis ma ütleksin, et andmepõhine aruandlus aitab kindlasti väga palju kaasa andmete kvaliteedi tõusule, kiirusele nagunii, eks ole, et mõtle, kui meil on võimalik andmeid kiiremini koguda ja meil on võimalik selle pealt ka kiiremini oma tooteid, eks ole, pakkuda või oma teenuseid pakkuda kellele, kes vajab neid andmeid kiiremini, et tänapäeval ju oodatakse, et otsused sünnivad ka kiiresti ja oleks tore, kui nad oleks ikkagi faktipõhised, nii et ainult kõhutundele tuginedes võib-olla ei saa hästi enam, et seda juba nagu näitab elu. Nii et kindlasti ka nüüd, kui me testisime neid esimese 2 tarkvaraga, need reaalsete andmetega nende esitajate poolt, siis olid märgatavad vahed. Et see, kuidas inimkäsi kirjutab, seal võib eksimust tulla, eks ole, näpukas. Läks 5 ja 9 sassi ja väike muutus kohe andmetes. Unustasid, mis ta on siis, kausta, kaane klaviatuurile, 0 tuli natuke liiga palju, aga et kindlasti see on väga suur hüpe meie kõigi jaoks, et ma arvan, et mõnedki asutused, kes ennem võib-olla kvaliteedi probleeme pole nii palju tunnetanud või neid nagu leidnud nii palju, siis saavad tõesti imestada, et kui palju andmed võivad muutuda. Ja ma tõesti olen väga põnevil sellepärast, et paremad andmed meile kõigile ja lihtsam elu selle juures ka veel on, et siis see on ikka midagi, mida me päriselt nagu ootame. Just. Ja kui andmekvaliteediga on kõik hästi, siis ei ole ju ECOMAR-i täitmine enam mingi košmaar. Kõik see tuleb automaatselt. Aga korraks ma tahaksin ikkagi ütelda, et tuleb automaatselt, sest et kui me vaatame nüüd seda meie püsiesitajat, kes palka ja tööjõudu esitaseks, et kui ta ennem pidi 2 päeva selleks kulutama, et oma suure haigla andmeid kokku panna, siis nüüd ta isegi ei tea, mis see koormus on, sest et tal ongi üks nupp, mida vajutades ju tegelikult kõik andmed lähevad kokku ja saadetakse kuhugi ära. Nii et selles mõttes ma arvan, et esimestel aastatel ka see tunnetus, et mida tegelikult üks halduskoormuse vähendamine võib tähendada, kui see reaalselt nagu kätte saadakse, see on päris põnev, kui palju õnnelikke inimesi me võime näha. Aga ma ei tohi selle juures unustada ka seda, et mõnikord andmete sisestamine võib siiski mõnes osas muutuda natukene keerulisemaks ja see on selles mõttes sellega kaasneb paratamatus. Aga suures plaanis ikkagi tundub, et vaadates neid riigiüleseid aruandeid, et tegelikult ikkagi see koormus väheneb summa summarum. Täpselt, ja lõpuks sinna me tahamegi jõuda. Aga meil hakkab siin aeg otsa saama, mis tõttu võib-olla veel mõned lõpumõtted siia juurde. Ehk mis on praegu kõige pakilisem teema andmepõhise aruandluse juurutamisel Statistikaameti jaoks, mida te sel aastal kindlasti peate ära tegema? Meil on väga põnev valdkonda majutusasutustega, et see turismistatistika saada kindlasti liikuma, sest et meil on väga hea koostööpartner MKM-ist, turismisektor seal, kes siis soovib, eks ole, oma valdkonda väga digitaliseerida ja meie aitame sellele siis kaasa, nii et ma arvan, et märtsis-aprillis me alustame reaalset tööd tarkvaraarendajatega, et seda asja siis nüüd tegema hakata. Et eeltöö on kohe valmis saamas ja esimesed toetused on ka seal jagatud, nii et see aasta me kindlasti tahame sellega valmis jõuda. Siis me valmistame tegelikult seda ECOMAR-i ikkagi ette, et seda ka järgmine aasta loodetavasti valmis vastu võtma hakata. Aga kuna me selle käigus ka väga tõsiselt suhtume selles, et mis asi see ECOMAR on, kas teda saab veel kuidagi nagu ümber teha, et mida me ikkagi nagu tahame siis lõpuks muuta. Nii et seal võib veel tulla muutusi, aga ma loodan, et need on kõik ainult head muutused, sest midagi ära jätta, see ju meeldib kõigile.
kuigi mitte alati, sest kui sa võtad raamatu pealt ikkagi ühe veeru kusagilt ära, mida ta näeb, et on puudu, siis tal tekib ärevus, et kus see sai. Aga masinliideses ma loodan, et seda siis enam ei teki, aga me teeme tõesti väga palju tööd, et ei ole ainult andmepõhise aruandluse kliendid need, kes pärast halduskoormuse vähenemist tunnetavad, vaid ikkagi ka reaalsed iseteeninduse kliendid tunnetavad ka, et küsimustikud lähevad paremaks või selgemaks, mõnikord on definitsioonid vaja üle vaadata ja võib-olla ka selline väike motivatsioonipakett sinna juurde, et neile selgitatakse, miks neid andmeid vajatakse, kus neid kasutatakse. Et see võib-olla pole ennem nagu nii selgelt välja tulnud ja ma loodan tõesti, et see uus iseteenindus koos uuel kujul küsimustikega siis ka paljusid raamatupidajaid ikkagi rõõmustab lõpuks. Suurepärane. Aga sellega ongi meeldiv lõpetada ja suur aitäh Marika Korka Statistikaametist, mina Margus Tammeraja RK-st ja järgmise podcastini. Oli meeldiv. Ei olnud paha. Aitäh.